Tere hommikust kõigile ja Enn Tammaru suure paatosega tervitas teid ja ajas une pealt ära. Mina peaks olema tänase ürituse soojendusbänd, kes siis üritab selle teema, ütleme PIM ja selle seos projekti juhtimisega lahti rääkida. Ja igal juhul, kasutades praegu seda meeldivat võimalust siin puldis, tahan rõhutada, et eks kahe kooli vahel toredaid koostööväljendusi on olnud, on praegu ja on tulemas ka. Ja selle etteaste pealkirjast te loete välja, et kõigepealt tuleb rääkida olukorrast riigis ja siis vaadata, mis see olukord endaga kaasa võib tuua. Olukorrast riigis on mul ainult üks slaid, sest et kõik te ilmselt loete päris palju meediat ja seal räägitakse. No nii. Selline on tüüpiline graafik Eesti ehitusturu kohta. Kõik te oskate arve vaadata, ma pean silmas aastaarve. Me näeme vertikaalteljel ka, mida suuremaks arv läheb, seda parem ilmselt on, aga ühel heal hetkel kukkus see punane graafik alla. Lõpuks ei ole üldse tähtis, mida see graafik näitab, see on ehitusmahu indeks küll. Ja umbes aastal 2006 vist oli nii, kui hakati rääkima, et näed, PIM tuleb kuskilt. Selle PIM-i rääkimisega koos ehitusturg tegi tohutu hüppe veel ja siis kukkus. Ilmselt PIM on selles süüdi, et ehitusturg on kukkunud. Aga asi ei ole nii hull, sellepärast, et kui ma siis lähen oma pärusmaale ja vaatan ehitushinnaindeksit, siis see on nüüd põhjas ilmselt ära käinud ja hakkab tasakesi üles ronima. Ilmselt nii pikka viitsütikuga on siis see PIM-i jutud, et turul ehk hakkab midagi paremaks minema. Igal juhul logo on all nurgas, kes tahab arve täpselt endale saada, läheb Eesti Statistikaameti kodulehele. Seega rohkem pole mõtet ilkuda sellega, mis meil ehitusturul toimub ja vana klassikalise seisukoha juurde, mida ma ikka ja jälle loengutes pean välja ütlema, kui me hakkame ehituskorraldusest ja projekti juhtimisest rääkima. Kui me peame silmas seda, et ehitustegevus oleks edukas ja eelmised graafikud ikkagi tahavad selleni jõuda, et meil läheks jälle paremini, siis kõik sõltub ju tegelikult omanikust. Milline on omaniku huvi, milline on tema hinna ja kvaliteedi suhe. Ja kui me siis poogiks omaniku juurde ka veel sellised sõnad, et me tahame, et see omanik või tellija oleks arukas, et ta oleks intelligentne, siis järelikult peab ta igal juhul aru saama paarist asjast. Esimene asi on see, et kui tahetakse kõrget kvaliteeti, siis kõrge kvaliteediga kaasneb paratamatult kõrgem hind. Ja kui me lähme kõrgema hinna peale, siis ja rääkides siis üksikutest töötegemistest, aga ehituses neid töid ja tegemisi on ju päris palju, seda kallimaks läheb ka üksikute tööde tegemine. No võt, lõpuks jälle. Kui me siis räägime, et mõistlik omanik tahab midagi, siis loomulikult tahaks, et tal tõuseks loomulikult kinnisvara väärtus. Ta tahab, et projekt juhitakse eduka lõpuni suht kiiresti. Usaldusväärne peab olema eelarve, siis kooskõlastamised võtavad ju alati väga palju aega, et need läheks ludinal. Ja loomulikult me peame arvestama sellega, et kui maja on valmis, siis tuleb teda ka korras hoida ja kujundada mõistlik keskkond. Ja võtaks selle mõtte kokku, iga omanik tahab, et temale ehitatud maja, hoone, ehitis, aga ma läbivalt kasutan kogu selle loengu jooksul sõna maja, eestikeelne, ilus, arusaadav mõiste. Me tahame, et see oleks igatpidi arukas,
iga aspekti pealt arukas ja loomulikult eestlasele omaselt me tahame, et meie maja oleks arukam kui naabrimaja. Kui tulla tagasi eelmise projektijuhi päeva juurde ja kus põhimärksõna oli liin ja või siis äsja see sõna timm ja timmitud väljatoomine, siis enamik kirjanduses olevaid timmitud tootmise ja timmitud tootmise näited on seotud just tööstusega. Ja need firma nimed tüüpiliselt kirjanduses läbi jooksevad. Meie paraku tööstusest rääkida ei taha. Ja meil on tegemist hoopis teistsuguse tööstusega, mis ingliskeelse akronüümina on ABC. Arhitektuur, ehitus, ehitamine ja konstrueerimine, arendame ükskõik, kuidas me need sõnad building ja construction tõlgime, igal juhul tegemist on terviknähtusega ABC tööstus. Ja ABC tööstus on veidi erinev. Mäletan, mõned aastad tagasi öeldi, PIM, vot nüüd tuleb nurga tagant PIM välja, see on tõeline revolutsioon kogu ABC jaoks, ABC oli lahti räägitud, ja nii kui PIM tuleb, siis omanikud on täielikult rahul. Ma ei usu seda. Ma ei usu seda sellepärast, et PIM kui tarkvara või isegi tarkvara kontseptsioon ei suuda üksi mitte midagi. Kui kõik need osapooled, kes on ABC-ga seotud, ei aktsepteeri seda mõtteviisi, seda mudelit, ja ehitustegevus on ikkagi väga paljude osapoolte ühistöö ja igaüks peab panema sinna oma know-how'd sisse ja kui igaüks paneb suurde ämbrisse, suurde musta potti oma know-how'd, siis me eeldame ja loodame, et see tulemus on ka nüüd juba arukas. Seega, olen seisukohal, et rääkides PIM-ist, me peame eelkõige rääkima koostööst. Loomulikult, kõik, kes ehitamisega kokku puutuvad ja ka tudengitele oleme ju tagunud seda pähe, iga ehitis, ükskõik, kas ta on arukas või loll, ei ole tähtis, ta peab vastama teatud klassikalistele nõuetele. Need klassikalised nõuded on meil raiutud nii eurodokumentidesse kui meie riigi seadustesse. See on elementaarnõue. Järelikult, kasutades nüüd läbivalt seda sõna, kas siis pimmitud ja timmitud ehitis, kas ta suudab kõiki neid nõudeid järgida, kuid me tahame veel midagi. Need ehitised peavad ju arvestama ka osapoolte huvidega. Huvid võivad olla ka konfliktis, ühed on professionaalsed huvid, teised on ärilised huvid. Ka see on üks maja. See maja on ehitatud ammu. Ja esitaks tinglikult 4 küsimust. Kas see maja on arukas? Ta on ju suutnud säiluda aastaid, aastasadu. Järelikult tal peab olema sees mingisugune mõistus, et ta sellisena on säilunud. Kas oli selle maja ehitaja arukas ja mõtles selle peale, et see maja jääb tema lastele, lastelastele, seega mitusada aastat püsima? Kas see maja võiks olla kogu, eeskujuks nii meie timmimisele kui pimmimisele? Järelikult midagi müstilist on selles hoones ja siit edasi mõned konstanteeringud. Loomulikult, kui me ehitame maja, me peame nägema majas mitut aspekti. Keegi meist ei taha 4 seina, sest et seal sees on kõle ja ebameeldiv. Üha enam ja enam me tahame, et selle 4 seinaga tuleks kaasa üks asi loomulikult turvalisus ja ohutus, me tahame minna oma koju, oma kodu, oma luba, lööd ukse kinni ja keegi mind ei tohi segada. Nii et turvalisus, ohutus, väga sotsiaalsed mõisted.
Me tahame mugavust ja taskukohasust. Mugavus saavutatakse tehnosüsteemidega, taskukohasus, see on üldse üks majandusmõiste. Seega, mis siis peab olema majas arukast, et kui me tahame PIM-i arukaid mudeleid rakendada, siis mille peal ja kus? Ja siit järgmine, ajatelje peal küsimus. Aga kui siis muutuvad soovid, nõudmised, kuidas ja kes nende muutmistega kaasa läheb, on ju arhitekt või ehitaja oma PIM-i mudelikese ära teinud ja meil klassikaline arusaamine ju praegu on. Nii kui maja on valmis, siis tõmbavad nii projekteerijad kui ehitajad uttu. Kuid küsiks edasi, siin auditooriumis on ka neid, kes tegelevad igapäevaselt ehitiste või kinnisvara korrashoiuga, selleks, et tagada normaalsed töö- ja elutingimused. Kui üks hoone on teinud läbi kogu selle pimmimise protsessi, kas see tagab meile, et meil on seal tõeliselt mugav? Järelikult mugav saab olla ainult siis, kui juba projekteerimise etapis on arvestatud meie huvidega, aga enamikel juhtudel sel hetkel ei ole üldse teada, kes hakkab kasutama. Kellele see maja siis on ehitatud? Kas tüüpinimesele või inimesele, kellel on ka teatud erisused ja kui hakata mõtlema meil siin auditooriumiski, võib-olla pooltel on erivajadused tulenevalt sellest, milline on õhk, sisekliima või siis millised on trepiastmed ja valgustus. Kas peetakse silmas noort või vana inimest, kelle majanduslikud ja sotsiaalne taust on erinev, rikast vaest? Neid küsimusi on nii palju, kas PIM suudab kõiki neid ja PIM-imine suudab kõike seda arvestada. Või siis äkki muutub kinnisvara maakleri büroo üheks IT-firmaks. Kui te lähete, ostate maja, siis te lähete büroosse, teile antakse seal kas CD või USB pulk, te lähete selle aruka maja juurde, lükkate oma pulgakese sinna sisse, maja natukene nätsutab seda pulka ja see ütleb tere tulemast. Ja kas niisugune arukas maja, kus on läbi mõeldud kõik, nii konstruktsioonid kui tehnosüsteemid, kas ta saab aru, kui mingil hetkel omanik ise teeb lollusi? Tuleb õhtul veidi vintis peaga ja hakkab rusikaga lõhkuma. Ja hakkab rüüstama seda arukust. Või tuleb üks kurikael ja kas need hoone tehnosüsteemid suudavad kaitsta vara? Väidan seda, et üks arukas ehitis on arukas vaid siis, kui on tehtud arukad otsused. Ja klassikaliselt kõik, kes nüüd ekraani peale vaatavad, ma ei jõua seda rida hakata ette lugema, see on loogiline järjekord otsustest, mida tehakse ehitamise käigus. Järelikult kõik need otsused seal ahelas peavad olema tehtud ühel ja samal põhimõttel, kõik tahavad, et tulemus oleks arukas või on äkki seda liiga palju nõutud. Hakkaks kasutajast peale, olgugi et sageli siin majas ka öeldakse, et me koolitame ju ehitajaid siin, aga ma hakkaks peale kasutajast. Kasutaja esimene asi, mida ta soovib, mugavust. Ja kohe vastukaaluks ütlen, aga iga mugavuse eest tuleb maksta. See ei ole odav lõbu. Loomulikult ta tahab, et teda teenindatakse igapäevaselt, seega korrashoiuteenust. Aga mida arukam on maja, seda arukamat hooldamist ja korrashoidu ta vajab. Ilmselt see ei ole odav asi. Ja kogu aeg oli juttu ka turvalisusest. Kui palju teevad vingerbusse meil igapäevaselt arvutid? Küll jookseb mõni arvuti kinni ja nii edasi ja nii edasi. Kas arukas maja, mida juhib hoone automaatika ja mida on väga hästi projekteeritud,
ei teki seal samasugust efekti, et ühel hetkel me oleme arvuti meelevallas ja me ei saa mitte midagi edasi. Riske kui palju. Nüüd needsamad, kes hoiavad seda arukat ja arukalt projekteeritud maja korras. Põhiline töö ja vile läheb hoone automaatikale ja tehnosüsteemidele koos sellega. Järelikult kõik need, keda seni on nimetatud kojameesteks, kõik need persoonid peavad olema nüüd juba peaaegu et IT-spetsialistid. See on kuratlikult kallis lõbu. Aga tolm jääb tolmuks, prügi jääb prügiks. Me iga päev seda genereerime, järelikult ka kõige tavalisem koristaja, nagu ma olen kirja pannud, ta peab tulema ja suhtlema kogu selle tarkusega, mis on hoonesse sisse pandud. Järelikult hakkab ja ilmselt hakkab toimuma muutus minu jaoks. Majavalitseja on siiski peaaegu et aunimetus öelda, et üks soliidne persoon, majavalitseja, hakkab üha enam ja enam peab muutuma PIM-spetsialistiks, kas ütleme siis laiemalt IT-spetsialist või PIM-spetsialist. Jälle sotsiaalne muutus ühiskonnas. Astume nüüd sammukese ettepoole. Enne seda, kui maja käiku läheb, on professionaal ehitaja. Väidan, et klassikalise ehitustöö maht, vaata, et hakkab ehitusplatsil vähenema. Kõik need, kes hommikul ehitusplatsile kokku veetakse, sõna otseses mõttes võib-olla tänavalt lassoga tõmmatakse kohale, et mul on tööjõudu vaja. Nii, neid seal enam ei ole. Ehitusplatsile saavad tulla ainult need, kes oskavad midagi kokku panna, kes on professionaalid, järelikult neil peab olema ettevalmistus, kas meil on sellise ettevalmistusega tööjõud. Kuna seda ei ole, siis ilmselt seondub ka siin sotsiaalne probleem ühiskonnale. Milline on tööliste kaader, ütleme 2-3 aasta pärast, siis kui samm-sammult üha enam PIM-lahendusi kasutama hakkame. Vaieldamatult hea lahendus, aga hea lahendus võib alati olla seotud suurte riskidega. Milliseks kujunevad garantiiajad, me tahame ju, ehitise puhul räägime praegu vähemalt 2 aastat, iga arvuti ja puhul 3 aastat, aga arvuti 3 aasta pärast kukub kõmm kokku, sest et ta enam ei suuda teenindada. Seega maja maksumus suureneb ja koos sellega ma küsin, kuna riskid ka suurenevad, kas selle hoone väärtus ka suureneb, väärtuse juhtimine. Projekteerija jaoks ilmselt tõeline väljakutse, sellepärast et ta peab üha enam ja enam oma mõttemalli, muutma, ta hakkab, sõna otseses mõttes temast kujuneb mängur, kes hakkab mängima mudelitega. Ja nüüd tuleme selle eluea filosoofia juurde, eluiga. Kui me täna pimmime ühe maja ja paneme ta püsti ehitama ja 10 aasta pärast, kas ta on suutnud oma arukuse säilitada või on ta selleks hetkeks juba moraalselt ja tehniliselt vana ja inimese kohta me ütleme siis, et ta on muutunud juba seniilseks, seega täna arukas, 10 aasta pärast seniilne maja. Ja kui see hakkab kasutajale, omanikule närvidele käima ja ta lükkab selle maja arukuse välja, aju välja, milliseks see maja siis kujuneb? Kas ta üldse suudab oma põhifunktsioone täita? Loomulikult on teatud ehituse klassika, maja ei tohi kokku kukkuda, hea on, tähendab, ta peab olema stabiilne, loomulikult ta peab tagama teatud ohutust, energiatõhusus on hea. Kõik need nõuded karmistuvad, seega igal juhul me jõuame siia, et täna arukalt ehitatud maja homme ei pruugi olla enam sama arukas. Kes ja millal paneb nüüd käe külge ja hakkab seda maja edasi arendama? Kas äkki PIM ei ole üks strateegiline arvutimäng?
nii nagu paljud meist on neid kodus kas iseendale või lastele soetanud. Me, nii nagu nendes strateegiamängudes kõigis, me mängime maksumuse riskiga. Ja siis, kui saab asi kõrini, lükkame arvuti välja, aitab, me rohkem enam ei taha. Kuid võib-olla on selle PIM-i kasutusele tulek tõesti üks radikaalne muutus ja võiks öelda sotsiaalne muutus ehitusturul, ehitusvaldkonnas, sellepärast, et see tehniline lahend, arvutiprogramm ja selle rakendamine toob kaasa ju see, mida ma ikka tahan rõhutada, erinevates valdkondades olulisi sotsiaalseid muutusi. Ja kogu tänane päev ongi üles ehitatud ju selliste etappidena. Kõigepealt tuleb see üldkontseptsioon, edasi räägime projekteerimisest, ehitamisest ja kasutamisest. No elu ja etapid ja sealt saadud kogemused seoses PIM-i kasutamisega. Ja ma arvan, et ma ei annagi sõna praegusel hetkel moderaatorile, kes seal näpsuus ludistab oma näppu, vaid annan areeni edasi kolleegile Iisraelist, professor Rafael Saks, päeva põhiettekandega. Aitäh!